Tervist! Täna olen Brüsselis, Belgias, sellepärast et Toyota on väga lahkesti saatnud meie ajakirja Akselarista ühe saadikuna lennutanud mind siia Brüsselisse, et ma saaksin homme proovida uut Toyota Yarist, minna testisõidule, vaadata, kuidas see tee peal on, kuidas ta töötab jubina. Ja siis täna saan vabalt olla, homme juba siis hüppangi selle uue Toyota Yarise rooli. Muidugi iseasi nüüd saab see olema, kuidas ma siin Belgia või Brüsseli liikluses siis hakkama saan. Aga jah, et kogu üritus on kontaktivaba, mis tähendab seda, et autos olen üksinda, mind briefitakse selle auto kohta läbi nutiseadme, läbi iPadi või sellise tahvela arvuti. Hotelli toas olen ilmselgelt üksinda, käin söömas üksinda, lennukile üksinda, seal istun üksinda. Mis kõige tähtsam, siis muidugi ka see. Seda tuleb siin kõvasti järgida, olen siis saanud esimesed 1,5 tundi ära sõita. Selle Yarisega me sõitsime siis sealt hotellist, kus me olime Brüsseli lennujaama juures, sõitsime siis siia Waterloosse, kus siis toimus see kuulus Waterloo lahing. Kõik need Yarised on siin rivis, kõik ajakirjanikud erinevatest maadest on nüüd kohale, hakkavad vaikselt jõudma. Ka neid autosid oli rohkem, kui ma lahkusin, nii et ma olen üks esimeste seast, kes praegu siia jõudis. Nüüd me lähme, meile tehakse natuke turismi asja ja arvatavasti mingisugust üldist juttu ja siis saame tagasi sõita veel ja siis on see programm sellest korraks läbi ja kõik on kontaktivaba. Aga muidugi nüüd, kus ma siit autost välja on, siis tuleb panna pähe kogu see ansambel. Nad panid siis tulekuks ja minekuks panid erinevad need trajektoorid. Peab ütlema, et tõesti ilus on veel eriti see tagasitulek praegu on kena. Põhimõtteliselt see ongi niimoodi, et eeslinn ei lõppegi, kogu aeg on tee, kus ääres on majad. Nagu sõidaks läbi erinevate riikide, korra oled Itaalias, korra on Hispaanias majad, 60 kilomeetrit lihtsalt sellist kaunist teed, vahepeal on kurvid, vahepeal on kerge süke WRC moment sees. Auto sõidukogemus ise on meeldiv, sellepärast, et nagu meile ka on seletatud, siis Toyota võttis selle uue Yarise projekti nii-öelda kui, et see oleks Euroopa auto. Sellepärast ka siis Brüssel on selle nii-öelda süda, kuna õpiku näide lihtsalt Euroopa liiklusest. Linnas saab väga hästi hakkama, valgusfoori tagant on päris äkiline tänu siis selle hübriidmomendile ja siis sellele kergele, mis see elektrit sinna sutskab natuke, et Belgias on kõige kõrgem sõidukiiruse limiit on siis 120 kilomeetrit tunnis. Jõuab selle 120-ni päris kiiresti, kui on see, et tuled maha sõidult ja siis suure tee peale nii-öelda. GPS-i süsteem, navi on väga hästi hakkama saanud, ma ei ole siiamaani ära eksinud. Audios on JBL kõlarid, siin Toyota pani meile mälupulga peale kokku mingi playlisti, kus olid rocki ja vanaaegset ja uuemat ja mingisugust klassikalise laule. Parklas peaksin poole tunni pärast tagasi olema ning siis ma annan tagasi, siis tuleb väike küsimuste vastuste voor seal hotelli aatriumis taaskord, kus kõik need ajakirjanikud siis saavad kokku ja siis vahetavad võib-olla muljeid ja midagi. Siis on lennuki peale minek tagasi ja tagasi koju Eestisse.